sulle ühtes sinu alguseta isaga, su kõige pühamat ja enamaks tegeva vaimuga anname au, nüüd ikka ja igavesti. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Issand ütles juuda meestele, kes olid tema juurde tulnud. Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sellel on igavene elu ja see ei lange kohtu alla, vaid on läinud ka surmast elusse. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et tund tuleb ja on ju nüüd, et surnud kuulevad Jumala poja hääle ja kes seda kuulevad, need saavad elavat. Sest otse kui isal on elu iseenesest, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu oleks temas eneses. Ja on andnud talle ka meelevalla kohtu mõista, sest et ta on inimese poeg. Ärge imestage selle üle, sest tuleb tund, mil kõik, kes haudades kuulevad ta hääle ja tulevad välja, kes on head teinud elu üles tõusmiseks, aga kes paha teinud hukka mõistmise üles tõusmiseks. Mina ei või iseenesest midagi teha, kuidas ma kuulen, nõnda mõistan ma kohut ja mu kohus on õige, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid isa tahtmist, kes mind on läkitanud.
ja sõnad, mida te kuulete, ei ole mitte minu sõnad, vaid Isa sõnad, mis mind on loonud. Meie inimeste eluaeg möödub pidevas muutumises. Ainult, et me ei pane seda muutumist iga päev tähe. See muutumine on nii iseenesest mõistetav, niivõrd meie poolt arvestatav, et me läheme kaasa ja alles hulga aja pärast märkame, et paljugi selles on muutunud, mis kord oli meie jaoks olemas ja meie jaoks otseselt kinnistatud, kui nüüd hoopiski teiseks saab. Seal aga, kus muutumine toimub teatud ootamatusega ja kus ta enesega kaasa toob selliseid muutusi, et me ei oska nagu õieti enam jätkata, seal oleme mures ja otsime abi nendelt, kes võiksid õpetada ja rääkida meile seda, kuidas tuleb käituda, mida tuleb teha ja mille eest hoolitseda, et saada õigesti jätkata. Kui näiteks kas või alles hiljutine seade, mis meid kõiki haaras meie igapäevases elus, see oli meie televisiooni ümbermuutmine või üleviimine digitaalsüsteemile, millest oli palju juttu vaja ja mida me püüdsime ka kõik haarata ja kuulata seda, sest me teadsime, et küsimus puudutab meid kõiki ja kõigil tuleb midagi teha, ette võtta selleks, et vajalikul viisil jätkata. Kuid mitte kõik, kes sellest süsteemi muutusest kõnelda tahtsid või kõnelesid, ei olnud need, keda meie otsisime, keda kuulda tahtsime. Ainult neid tahtsime kuulda ja nende tegevust jälgida, kellest teadsime, et nad on selleks küllalt targal, et rääkida ning õpetada, mis tuleb teha. Või olgu või teine näide meie igapäevasest elust, kus me teame ja oleme palju kuulnud ju ka rahareformist, mis ütlen kõiki meid inimesi ju mõtlema paneb ja muretsema paneb, sest küsimus on selleks küllalt tõsine. Ja siin püüame me kuulata neid, kes targemana teaksid rääkida, mis tuleb teha, kuidas tuleb teha ja millal tuleb midagi teha. Et jällegi, me ei taha kuulata neid, kes ainult ajaviiteks kõnelda tahavad ja kes konkreetselt midagi õpetada ei oska. Siia kalmistule tulles püüdsime me maha jätta meie igapäevase elu võtted ning kui sisenesime kalmistu väravatest kas siit ja sealt, olid püsti pandud ristisambad tõepoolest uue tunnistuse toojaks meie jaoks. Ei mitte uue selles mõttes, et me varem poleks neid näinud või varem poleks kuulnud ega mõelnud sellele, kuid kui siiski täna siia tulles mõne künka juures olid nii värsked lilled, nii värskelt kobestatud muld, mis kõneles hiljuti siia pandud inimesest, kes sellele või teisele meie elutee kaaslasele lähedal oli, siis hakkasime mõistma ja südames järele mõtlema sügavamalt ka selle üle, et ka seda teed tuleb meil kõigil minna ja ka selle astu tuleb meil kõigil valmistada ja mõelda, mida teha ja kuulata neid, kes selle kohta meile öelda midagi oskavad. Paraku siingi püüavad inimesed nii sagedasti eemale tõrjuda neid, kes neile igavesest elust ja lunastusest kuulutama tulevad, öeldes, et ma ei taha sind kuulda, seepärast, et mis sa räägid, ei ole tõsi. Kui me nüüd täna siin selles paigas meelde tuletame nii sõnas kui laulus, issanda sõna, püha evangeeliumit ja neid tõotusi, mis lauludesse pandud, siis lisab issand Jeesus Kristus nendele kuuldud sõnadele juurde need,
mida te nüüd kuulete, ei ole mitte minu sõnad, vaid minu isa sõnad, kes mind on läkitanud. Ja see tunnistus isa sõnadest on meie jaoks määrava tähendusega selleks, et teda, meie taevast isa ja tema poega lunastajat Jeesus Kristus kuulda. Kas need on meile selleks määrava tähendusega, et me tahaksime kuulda õpetuse sõna ja mitte ainult kuulda, vaid seda ka järgida. Sest ükski asi, mida me elus kuuleme, ei too meile kasu, kui me selle järgi ei tee. Üksnes siis saame me vajalikest õpetustest vajaliku juhendi oma tee käimiste jaoks, kui me talitame nõnda, nagu meile on öeldud. Nagu nüüd issand Jeesus Kristus ka tänases pühas evangeeliumis meile kuulutab igavest elu ja ülestõusmist nendele, kes tema sõna häält kuulevad, kes usuvad tema läkitajasse Jumal isasse, siis on nendel sõnadel suur tähendus meie jaoks, kui ainult neid vastu võtame, kui usume ja kui püüame neid järgida. Kahjuks on meie päevil nii palju neid, kes Jumala sõna kuulutust mingisuguseks väärtuseks ei taha tunnistada. Kahjuks on ikka vähem ja vähem neid, kes oma kaotuse valus tröösti ja tuge endale Jumalalt püüavad leida ja kes mälestuse elustamiseks, mis meile nii kallina on alles jäänud, otsivad teed läbi Jumala sõna kuulutuse ja läbi igavese toetuse. Tõsi, meidki on täna suhteliselt ju vähe siin. Kui võrrelda nende paljude küngastega ja nende paljude sammaste ja ristidega, mis kõik meid siin ümbritsevad, on meid otseselt vähe, kes me tahtsime Jumala sõna tunnistust oma hinges kanda ja selle tunnistuse läbi ka nende hauaööd valgustada, kes meile kallitena meid siia on kutsunud. Püüdkem siis, et täna selle või teise kalmukülpe juurde tulnud ajaliku elu mõtted ja mured meid nõnda ei segaks, et meil ei oleks ruumi meie hinges palvele ja ülestõusmise tõotuse otsimisele. Või samas, et me püüaksime tühjaks tunnistada selle kui inimliku vana asja, millest ammu on räägitud, kuid mis siiani ju nähtaval viisil pole tõeks läinud, sest paljud ütlevad, keegi pole ju surnust üles tõusnud, mis te siis räägite ülestõusmisest igavesest elust. Aga ülestõusmine ja igavene elu on Jumala meelevallas ja tema mõõtmatuses ning see saab teoks seda mööda, kuidas me temaga ühendatuks jääme, seda mööda, kuidas meie tee, mis lõpeb nähtaval viisil küll siin undses voodis, edasi läheb lootuse teena, tõotuse pärimiseks, mis issand Jeesus Kristus meile on valmistanud oma surma ja oma surmustulest tõusmise läbi. Püüdkem siis täna elutarkust otsides ja elutarkuse vastuvõtmiseks enda mõtetes ruumi andes, tõesti anda ruumi ka nendele sõnadele, mis pühakirja kuulutusena meieni on kostnud ja mida me ise ka täna oma suu ja südamega oleme püüdnud tunnistada. Püüdkem seda nõnda teha, et kristlik meel ja pühaduse tunnetus meie hingest ei kaoks ja et me jääksime selle juurde, mis meile issanda Jeesuse Kristuse poolt on kuulutatud, teades, et need sõnad on seda väärt, et neid kuulda, neisse uskuda ja nende järgi talitada. Sest issand Jeesus Kristus ütles meile juba täna, sõnad ei ole mitte minu sõnad, mida ma teile olen öelnud, vaid need on isa sõnad. Ja mu isa on see, kes elutõotuse täidab kõikide nende jaoks, kes usu läbi tema järgi on käinud, kuulnud minu häält kui tõotuse kandjat, mis maailma isast on saadetud, selleks, et ülestõusmise lootus ka teie leinajate alulike südameid täidaks, teid trööstiks ja teile lootuse alles jätaks, lootuse igavesele elule
mis teoks saab pärast alanud kaua ööd inimkingade jaoks.